Pakistan võib nüüd püüda laiendada oma piirkondlikku rolli USA ja Iraani vahelise vahendaja rollist ka võimalikuks suhtluskanaliks Liibanoni suunal. Pakistani siseminister viibis nädalavahetusel Teheranis, väidetavalt uute ettepanekutega, mille eesmärk oli murda ummikseis Washingtoni ja Teherani vahel. Ja samal ajal reisis Liibanoni armeeülem Pakistani, et pidada läbirääkimisi välimarssal Asim Muniriga, kuna Iisraeli rünnakud Liibanonile on endiselt üks neist pingekolletest, mis ohustavad laiemat kokkulepet. Kõik need kohtumised toimusid enne eilset pingete tõusu Iisraeli ja Iraani vahel, mis oli seotud Iisraeli rünnakutega Hezbollah vastu. Et teemat edasi arutada, on meiega liitunud nüüd Hassan Pirzada, geopoliitiline strateeg ja välispoliitika konsultant. Hassan, kas Pakistan püüab praegu vahendada kahe eraldi konflikti lõppu? Või püüavad nad ehk siduda Liibanoni rindevaherahu Iraaniga, vastates sellele, mida Iraan on palunud? Aitäh, et mind taas kutsusid, Nicole. Pakistani rolli ei tohiks käsitleda kui katset ühendada need eraldi konfliktid üheks läbirääkimiste rajaks. Pakistani lähenemine on järjekindlalt keskendunud pingete vähendamisele, dialoogile ja diplomaatiliste lahenduste soodustamisele nende mitmete pingekollete puhul, mitte nende operatiivsele sidumisele. Samal ajal on Pakistan asetanud end suhtluse vahendaja rolli seal, kus temalt seda palutakse. Me nägime seda aprillis, kui Liibanoni peaminister pöördus Islamabadi poole ja palus peaminister Shahbaz Sharifilt toetust, et lõpetada rünnakud Liibanoni ja selle rahva vastu tol ajal. See peegeldab samuti seda suhtlusmustrit. Ja Pakistan on tunnustanud USA poolt tehtud kaasamist ja vahenduspüüdlusi, et tuua Liibanon ja teadagi Iisrael läbirääkimiste laua taha ning pakkuda välja raamistikku. Seda öeldes Iraan on järjekindlalt väitnud, et ükski püsiv lahendus ei saa piirduda üksikute rindelõikudega ning peab hõlmama laiemat, kõike hõlmavat teadagi pingete leevendamise raamistikku. Kui ma vaatan seda selles kontekstis, siis kui saavutatakse kõikehõlmav USA ja Iraani kokkulepe, mis hõlmab mitut piirkonda, siis võiksid nende seotud rindelõikude arengud loomulikult olla omavahel seotud selle laiema kokkuleppe raames, arvestades, et Iraan on seda korduvalt rõhutanud ikka ja jälle. Miks peaks Iisrael usaldama Pakistani mingitki sekkumist Liibanonis, arvestades, et Pakistanil puuduvad diplomaatilised suhted Iisraeliga? Ja paljud Pakistani ametnikud on olnud antisemiitlikud ja isegi Iisraeli vastased aeg-ajalt. Kuidas peaks Iisrael suhtuma sellesse, et Pakistan püüab võib-olla mingil moel nendes läbirääkimistes osaleda? Lihtsalt ajaloo mõttes peegeldab Pakistani diplomaatiliste suhete puudumine Iisraeliga nende pikaajalist seisukohta Palestiina küsimuses, mis Pakistani jaoks põhineb rahvusvahelisel õigusel ja toetust õiglasele ja püsivale lahendusele kooskõlas asjakohase ÜRO resolutsiooniga. See seisukoht on Pakistanile järjekindel ja põhimõtteline, kuid see ei piira Pakistani võimet panustada laiemasse piirkondlikku stabiilsusesse. Pakistan on selles konfliktis korduvalt näidanud üles pragmaatilist lähenemist, kui eesmärgiks on pingete vähendamine ja konfliktide ennetamine. Praegu toimuv Pakistani vahendatud suhtlus Ameerika Ühendriikide ja Iraani vahel toimub mõlema poole usaldusega. See peegeldab usaldust Pakistani rolli vastu konstruktiivse vahendajana tundlikus piirkondlikus dünaamikas. Pakistanil on usaldusväärsus, suhted ja kogemus, mis on vajalikud pingete leevendamise hõlbustamiseks. Ja selle koostöö erinevate piirkondlike partnerite ning rahvusvaheliste osapooltega viitab sellele, et Pakistan saab sisuliselt panustada jõupingutustesse, mille eesmärk on vältida edasisi konflikte. Ja kas ning kuidas Iisrael selle vastu võtab, selle juurde pöördume tagasi president Trumpi intervjuus Financial Timesile, kus ta on öelnud, et Iisrael peab lõpuks aksepteerima mis tahes võimalikku kokkulepet Iraaniga konflikti lõpetamiseks. See tõi mulle esile, et kui Liibanoni rinne kaasatakse sellesse kokkuleppesse, saab Iisrael sellega leppima. Pakistani ja Liibanoni kaasatus, sõjaline kaasatus, millega alustasite ka oma sissejuhatuses. See keskendub kaitsele, koostööle, väljaõppele ja erialastele vahetustele sõjavägede vahel. See tugevdab Pakistani laiemat lähenemist stabiilsuse toetamisele institutsioonilise ja julgeolekupartnerluse kaudu, mitte ühegi konkreetse bloki poole hoidmise kaudu. Hästi, Hassan Pirzada, väga tore, et olete täna meiega i24 News Englishis. Täname selle ülevaate eest.
suur tänu.